Tšau, ma leidsin oma külmkapist nii palju pärmi ja ma mõtlesin, ehk õnnestub mul see pärmikene ära päästa ja teha näiteks vesikringleid. Selleks ma teen kõige tavalisema pärmitaigna. Lisan pärmile törtsu suhkrut. Ajan selle pool sulanud pärmi siin suhkruga laiali ja siis ma panen törtsuga leiget vett siia peale. Panin siia põhja umbes äkki sentimeetri jagu vett. Pärm on siin laiali juba õõrutud ja lisan siia nüüd ka tsipakene soola ja kuigi palju jahu. See jahusegu on mul selline poolvedel ja ma panen sellise poolvedela taigna nüüd kerkima. Vahepeal, niikaua kuni see taigen kerkib, ma hakin ära mõned küüslaugu küüned, nii palju kui mul neid siin on parasjagu. Taigen on juba kerkinud. See taigen oli meil selline vedelapoolne. Õiged vesikringlid käivad põhimõtteliselt soolase taignaga, aga ma täiendan neid omamoodi, sest ma tahan, et nad oleksid natukene toitvad ja et neil oleks ka maitset. Ja sellepärast ma panen siia pärmitaigna sisse ka tükeldatud küüslaugu. Ja see pole veel kõik. Selleks, et need vesikringlid oleksid ka toitvad, ma riivin siia taigna sisse ka mõned keedetud kartulid. Segame selle riivitud kartuli siia taigna sisse. Lisame siia jahu juurde. Vahepeal on see taigen siin kastrulis päris ilusti ja kenasti kerkinud. Kallame törtsukese oliiviõli kaussi. Teeme selle kausi õliga ilusti kenasti kokku. Kallan pisut õli enda kätele. Ja panen selle taigna siia kaussi ümber. Kallan pisut õli siia taigna peale. Katan selle taigna toidukilega. Ja panen selle taigna uuesti kerkima. Asetasin siia lauale mõned küpsetuspaberid. Miristan siia natukene oliiviõli. Ajan selle õli siin laiali kuigi palju ja kallutan selle kerkinud taigna siia peale. Mul ei olegi plaanis seda taigent väga palju teha, aga sellest kogusest täitsa piisab, et saada mõned maitsvad vesikringlid. Nüüd lõikame mõned ribad. Kõik sõltub sellest, kui suuri kringleid me tahame. Ma keerutan selle nööriks. Teen siin ka mõned tiirud peale ja siis sellised kringlid ma jätan siia paisuma. No nii, sain siis 12 vesikringlit. Mõni neist päris kenakene, teine veidi rohmakam, aga selle eest on see ehe käsitöö. Nüüd ma jätan need vesikringlikesed siia toidukile alla mõneks ajaks kerkima. Jätan need vesikringlid nüüd siia toidukile alla mõneks ajaks kerkima. Kastrulis vesi juba keeb. Ja nüüd ma lisan siia keevasse vette ka sooda. Aga nüüd ma hakkan neid vesikringleid siin keeva vee sees keetma. Tavaliste näpitsatega on siiski parem neid keerata ja siia keema panna. Nüüd ma pööran ümber ja pärast ma asetan need keedetud kringlid siia paberi peale tagasi. No ja ma teadsin, et midagi sellist võib juhtuda, et need vesikringlid ei jää visuaalselt eriti ilusad.
kuid selle eest on see ehtne käsitöö. Ma eraldan nüüd munavalge munakollasest. Klopin munakollase kahvliga lahti. Lisan sellele munakollasele veidi külma vett ka. Segan uuesti ja määrin need vesikringlid pealt munakollasega. Kui teil peaks tulema vesikringlid sama rohmakad nagu minul ja ei näe visuaalselt eriti head välja, siis ega te ei peagi neid vesikringleid nii väga voolima. Te võite lihtsalt sõõrikud teha või pallikesed või kuklikesed või kuidas kellegi fantaasia lubab, aga kuna selle asjanduse nimetus on ikkagi vesikringel, siis ma tahtsin nii väga neile kringli kuju anda, kuigi sõõrikuid oleks olnud lihtsam teha. Nüüd peaks puissama nende vesikringlite peale soolahelbeid, aga mul ei ole mitte mingisugust tahtmist soolahelbeid siin kringlite peal süüa ja sellepärast ma puistan nende kringlikeste peale näpuga natukene liha üldmaitseainet. Nii puistasin siia peale liha üldmaitseainet, mõnele rohkem, mõnele vähem ja neid vesikringleid võiks küpsetada umbes 220 kraadises ahjus vähemalt 8–10 minutit. Minul käib see umbes. Sellised need vesikringlid mul on. Tegin ühe küpsetuspaberi külma vee all märjaks ja väänasin kuivaks ja asetan selle nüüd siia kringlite peale nii kauaks, kuni ma uued kringlid ahjuplaadile panen ja samuti ära küpsetan. Ja käes on degusteerimise aeg. Ma tegin neid esimest korda. Ja need on paremad, kui ma lootsin. Ja kuigi need minu kringlid on täiesti erineva kujuga ja võib-olla pole visuaalselt kõige ilusamad, on siiski maitse see, mis loeb. Nii et head isu mulle ja teile. Tšau!